selle reipa trummipõrina läbi annan ma siis teada, et järgmisel nädalal, vaheaja nädalal on Rakke kooli õpilastel võimalus taas külastada Tervise postkasti. Kes veel ei tea, siis Tervise postkast näeb välja selline, see on seesama postkast, mis on meid igal aastal truult teeninud. Olen kirja pannud siia mõned punktid ka, mida võiks Tervise postkasti külastada silmas pidada. Nagu ütlesin, Tervise postkast on üleval esmaspäevast reedeni, see on siis 13.–17. aprillini, iga päev kella 10 hommikul kuni õhtul 8. Külastada võiks seda siis kas jalgsi või jalgrattaga, et ärme kasutada elektritõukse, rääkimata siis sellest, et lipikut viia sinna automa. Igaüks siis viib Tervise postkasti lipiku oma nime ja klassiga. Piisab ühest korrast, ei ole vaja mitu korda siis Tervise postkasti külastada. Piisab ainult, kui te ühe korra päeva jooksul seal käite. Oluline punkt on see, et ärge jääge Tervise postkasti külastades viimasel minutil. Kell on näiteks 19.50 ja te plaanite Rakkest või rääkimata Rakkemäest hakata jala tulema, siis tõenäoliselt te kella 8 sinna Tervise postkasti ei jõua ja see lipik jääb teil lihtsalt postitamata. Käige ära päeva peale suure varu. Iga päeva Tervise postkasti külastajate vahel loosin välja 5 eurost Krossi poe kinkekaart. Loosimine siis toimub järgmisel päeval, ehk siis kui esmaspäeval külastate Tervise postkasti, siis esmaspäevaste liikujate loosid ei nädal teisipäeval, teisipäevaste liikujate loosid kolmapäeval ja nii edasi. Pean kindlasti arvestust ka klasside vahelise Tervise postkasti külastamise aktiivsuse vahel, mis tähendab siis seda, et igal klassil on iga päev kasutada 100%. Ehk teisisõnu, klassis õpib 10 õpilast ja kõik 10 tulevad esmaspäeval külastama Tervise postkasti, siis on klass oma aktiivsuse potentsiaalist realiseerunud 100%. Kui tuleb külastama 7, on 70%. Need protsendid liidan pärast siis kõik kokku, ehk nädala või 5 päeva peale on klassil kasutada 500%. Kui see sama 10 õpilasega klass esmaspäeval käivad kõik 10, 100%, teisipäeval tuleb näiteks 7 õpilast, 70%, kokku on esmaspäeva teisipäeva peale siis 170%. Võib-olla kolmapäeval tuleb ainult 5 õpilast, sealt tuleb 50%, 220 ja nii edasi. Nagu ütlesin, külastada Tervise postkasti võivad siis 1. kuni 9. klassi õpilased, aga kindlasti on oodatud Tervise postkasti külastama ka kooli personal. Kokku võiksime leppida selles, et kooli personal ehk siis täiskasvanud inimesed ei osale pärast 5 euroste kinkekaartide loosimisel. Et las loosimisele jäävad siis ainult õpilased ehk lapsed. Ärge tehke Tervise postkastile liiga, et ärge teda kangutage, ta ei ole üldse vaja puutuda. Seda puud raputage, kus küljeste kettidega on, ta võib sealt üsna lihtsalt lahti tulla, rippuma jääda, seda ei ole vaja. Lõpetuseks ootan aktiivset osavõttu, et kindlasti arvestage ilmaga, pange ennast soojad riide, väljade peal on alati olnud külmad tuuled, et võib-olla mõni päev sajab vihmagi, et ei külmetuks ja saaksite käia siis Tervise postkastides ära kõigi 5 päev. Ilusat aktiivset vaheaega kõigile!